Ära. Jah, just, aitäh. Väga hea intro. Ma jätan selle sisse, kus me ütleme selle, kustutame ära. Jaa. Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Minu nimi on Ain Vaida. Märt Belkin olen mina. Ja see on Suvariik. On küll Suvariik. Tõepoolest, armas Suvariigi kuulaja, kumbki meist ei ole saanud Tallinna linnapeaks. Ei ole, aga mul on üks tähtis uudis, mille ma ütlen siin kohe alguses ära, sest mõni tead ei kuula lõpuni, ma kardan. 27. detsember siis Ain teeb stand-upi on ju Ratas ja Kohvis, kus ma räägin siis aasta poliitsündmustest ja teen niisama stand-upi on ju, et seal on nagu kella 7 üritusele on umbes 8 piletit alles, nii et ma panin 16.30 veel ühe, et kui sa tahad nagu tulla keset päeva, sest sa oled õhtuks kokku leppinud, et sul on vaja sõpradega jõuluõhtusöök teha, siis 16.30 on lisashow, see on lisashow, mis on enne päris show'd, sest päris show on päris sold out peaaegu, et nagu vaata annvaida.ee ja osta pilet ära, sest nagu otsa saab. ja ma usun, te tahate seal olla, nii sellepärast, et on fun, kui ka lihtsalt tahate. Ja ja kumbki meist ei saanud linnapeaks. On meile kõigile üllatus. Tegelikult ma arvan, paljud inimesed ärkasid täna hommikul. Mõtlesid, minust võiks saada Tallinna linnapea. Ma veel ei tea seda, aga see võiks olla mina. Mina olen isegi unes näinud seda, et ma olen Tallinna linnapea. Kas nagu Kõlvarti ja Reinsalu armust või kuidas? Jaa, põhimõtteliselt. See oli enam-vähem nagu õudusunenägu. Košmaarne natuke tõesti. See oli, põhimõtteliselt selle unenäo sisu oli see, et ma olin vangis. Ja ma olin ametlikult linnapea ja nad kasutasid AI mudelit minust. Okay. No, selleks, et linna juhtuda. Aga me ei tea praegu, kas see härra Peeter Raudsepp on AI või ei ole. Me tegelikult ju ei tea, sest keegi ei ole mitte kunagi käinud päriselt Tallinna linnavolikogus ja näinud ühtegi Tallinna linnapead. Ja kas Peeter Raudsepp on päris inimene või ei ole. Me pressikonverentsil ta just praegu osales, me lendistame reedel kell mingi 12:30 või? Möödas on see aeg, kus ta andis teada, et tema soovib linnapeana seda, mis on oluline. Peame looma tingimused majanduskasvuks. Ja see, aga räägime sellest, et kes on Peeter Raudsepp, seepärast, et mul oli ka korra, kes on Peeter Raudsepp. See oli sellepärast, et esiteks näitleja on selle nimega. Ei ole see näitleja. Ei ole näitleja, see on väga oluline. Ja teiseks oli see, et ma olin nagu, kas Konjunktuuri instituudi juht on ju see mees. Ja siis tõepoolest on see Konjunktuuri instituudi mees. Ehk siis viimasel ajal on Eesti Konjunktuuri instituut, mis siis annab välja näiteks igasuguseid tarbija kindlustunde uuringuid ja muud sarnast. Kuulub kaubandustööstuskojale. On saanud palju kriitikat. On suures fightis olnud Kristen Michaliga ja mingi hulga sükese, ütleme, salgaga seotud inimeste ja ka majandusekspertidega, kes on salga suhtes sümpaatsed, kes ütlevad, et tegelikult nad on teinud oma metoodikas olulisi vigu, niimoodi, et nende andmed ei ole enam võrreldavad. Ehk siis see, et tarbijate kindlustunne on väga halb, et võib-olla ta ei ole nii halb. See salga kriitika on vist see, et kuna nad muutsid oma neid kriteeriume, siis praegu joonistub millegi tõttu välja, et inimesed on tajuvad majandust sama ebastabiilselt kui 90-ndatel või midagi sellist ja siis Kaido Keerma salgas vist eraldi just mitu korda ütles, et see tegelikult ei paista päris nii. Just, et üks mu hea sõber, kes on salgaga seotud ökonomist, nagu ütles mulle, et ta vaatas nagu sinna andmete sisse ja päriselt see on nagu väga räige süke ökonomistlik roim põhimõtteliselt see metoodika muutus. See oli dramaatiline, aga samal ajal vist ka nagu relevantne. Aga igatahes Raudsepp on hästi teravalt kritiseerinud valitsust ja rääkingi sellest, et põhimõtteliselt kohutav on ja nii edasi. Ja paljud siis nagu majandusinimesed on tunnetanud, et see pole nagu päris õige asi ja hästi palju on seostatud seda Isamaaga. Nad on Kristen Michaliga lausa nagu, mitte siis, ma ei tea, kas Raudsepp ise või keegi teine Konjunktuuri instituudist, aga Michal on kehvalt öelnud ja Konjunktuuri instituut on vastanud ja see on selles mõttes põnev, kas lisatahk või päriselt kõige suurem tahk selle valiku juures võib-olla, et mis on kõige nagu huvitavam. Ja Raudsepp on siis Konjunktuuri instituuti juhtinud 2023 aastast. Enne seda ta oli EAS-i juht ja veel enne seda ta tegutses sellistes ettevõttes nagu näiteks Rauda Kesko, Eesti Post ja Verol tehased. 2013 aastal on kirjutatud, Veroli haldur nõuab Kilgilt 6 miljonit eurot ja seal on siis see pankrotihaldur ütleb, et tema arvast ei ole usutav üks kellegi ja Peeter Raudsepp allkirjastatud laoteenuse arve. No ühesõnaga,
et on olnud varem ka skandaalides. Noh, õõnalt. Täiesti, täitsa võõras ei ole sellele poliitikale ja ärile. Aga igatahes ta tõesti ka kohe, kui ta sai linnapeaks, siis ta sai ka Isamaa erakonna liikmeks. Reinsalu andis teada, et Isamaa vastutab Raudsepa tegevuse eest linnapeana, ta esindab Isamaa poliitilist agendat. See on kõva asi, mida... No. Aga miks Reinsalu ise ei ole? Siis on nagu see, et aga kui see ei ole enam, nüüd tuleb apoliitiline, suur ekspert tuleb ja on apoliitiline, see oli alguses. Nüüd nad ütlevad, ta esindab Isamaa agendat, aga Urmas Reinsalu, sina ütlesid, et sa tahad saada linnapeaks. Siis ei tahtnud ju. Ütle siis, et ma olen natuke arg, mulle meeldib Riigikogus olla, sest äkki 3 kuu pärast mind lüüakse siit välja ja siis ma olen täiesti töötu. Issand jumal, kui Urmas Reinsalu räägiks niimoodi nagu multikategelane, siis ma näeks seda hoopis teistmoodi, ma pean tunnistama. Palun, armsad kõik meie kuulajad, kes te eestindate ja helindate multifilme, palun võtke Ain Vaida multikaid päriselt peale lugema, seepärast, et issand jumal. Aga asi, mis mulle veel meeldib, on see, et tõesti, vaata Isamaa ju pikalt hoidis saladuses seda ja jauased, kes on linnapeakandidaat, kõik oli salajane. Ja siis, täna oli pressikonverents, see oli varem teada ja kõik oli et selgub linnapea ja nii edasi ja siis täiesti sõltumatus Isamaaga mitte seotud ajalehes Postimees. Oli nende blogipilt oli otsepilt, kas Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp? 2 tundi enne, kui kõik ülejäänud umbes. Et siis saab, jah. Ja sai ka. Muide, vahepeal need kuulujutud olid päris intensiivsed. Näiteks vahepeal oli siuke kuulujutt, et Priit Hõbemägi Postimehe peatoimetaja võiks saada Tallinna linnapeaks näiteks. Ja see tundus isegi nagu täitsa siuke nagu jumekas. See oleks naljakas. See mitte nagu, ma tahaks nagu näha. See oleks nagu väga naljakas. Aga ei, sai Peeter Raudsepp nüüd Isamaa liige ja tema on öelnud ma kohe tsiteerin. Linnad on majanduskasvu mootorid. Tallinn on ainus Eesti pealinn. See on Arno Tüütel juba. Ma lihtsalt lähen pressikonverentsi otse blogist lihtsalt loen ja selleks, et Tallinnal ja Eestil läheks hästi, peab Eesti peredel minema hästi. Eestlus ei pea mitte säilima, vaid õitsema. Tallinn on ainus Eesti pealinn. See on mu lemmik. See on minu lemmik. Okei, see on siuke... Ja see on... Pane mõtlema lausa, sest et... vaata, mul on olnud pikka aega see teooria, et Lauri Hussar on tegelikult on ju OpenAI robot, ChatGPT uus mudel. Mitte väga hea mudel, võib-olla tema on natuke parem, siuke tänapäevasem GPT-5, siuke thinking model. Et nendel lausetel on isegi mingi, nagu vaata see poeesia on ka selle juures. Aga kuidas see oli, et eestlase ei pea mitte kasvama, vaid õitsema või? Mitte säilima, vaid õitsema. Okei, see on paatuslik. Aga ma loen sulle ühe veel. Minu meelest see on nagu tore, et keegi poliitik julgeb selle välja öelda ja Peeter Raudsepp ütleb, juhtimine peab lähtuma väärtustest. Keegi pole kunagi varem nii öelnud. Ta jätkab. Minu linnavalitsus ei hakka tegutsema populismi järgi, hakkame juba tehtud otsuseid üle vaatama, et kas kõik on tehtud linlaste parimetest huvidest lähtudest. See on populistlik ju. Mitte keegi ei ole kunagi nii öelnud. Suhtleme otse linnaelanikega, kuulame ettevõtjaid, tugineme faktidele. Milline julge asi, mida välja öelda. Ja. Minust saab kõigi linnakodanike linnapea. Just, ta ei tegele populismiga, vaid ta hakkab üle vaatama kõiki otsuseid ja aru saama, kas need on tehtud populaarse arvamuse huvides. Ja tõepoolest, kellel 27. detsembril ei ole midagi teha, siis minge kuulake Ain Vaida show'd. Et seal Ain Vaida ei tee nalja, vaid tegelikult ta esitab seal oma parimat komöödiat. Aga ta nalja ei tee. Selles mõttes, ta ei ole nalja inimene. Kuule, ma tahaks veel korra veel vahehüppe ka. Räägi. Ja mulle meeldib see, et
ta ütleb, et me peame tegema kõik selleks, et saada majandus kasvama ja ta kirjutab, et jah, et pealinn on Eesti majanduse mootor ja et majandus kasvule saada on vaja julgust ja teha seda mastaapselt ja kiiresti. Me ei saa jätkata paljast lootmist, et majanduses muutuvad asjad iseenesest paremaks. Majanduses liiguvad asjad kiiresti ja hulga kaupa. Just nii. Majanduses on faktorid ja majandus tuleb olla julge. Põhiline on see, et tuleb olla julge. Ain, kas sina oled julge? Mina ka ei ole. Meie olemegi Eesti majanduse pidurid. Me oleme pidurid. Aga tead, õnneks mõni inimene vaatab ka väljapoole sellest, mis toimub lihtsalt poliitikas ja mõtleb lihtsalt kaamosest ja talvest ja mustast reedest ja saabuvast jõulust ja Maris Lauri käest küsiti, et mis tema arvab ja tema oligi mures sellepärast, et ilmad on külmad, nii et ta õnnitles. Maris Lauri ütles, et ta õnnitleb Isamaad ja Kõlvartit käpiku saamise puhul. Et see on ju tore, kui sa kindad leiad endale sellel külmal ajal. Ma tegin väga pika panni. See ei olnud nii hea. Oli küll. Ma oleks naernud, aga kuna ma kuulasin seda ja mõtlesin, kuhu sa lähed, siis ma naeratasin õndsalt. Sa nautisid seda teekonda. Fototõestus on olemas sellest. Sa nautisid seda teekonda. Kuule, aga Isamaa sai linnapea, kas nad on veel midagi saanud selle nädalal või? Häid asju tuleb ikka mitme kaupa. Isamaa on saanud endale apoliitilise linnapea ja Isamaa on saanud endale kapo kahtlustuse. Apoliitilise kapo kahtlustuse. Prokuratuuri ikkagi. Vabandust, jah, tähendab kapo... No oleme ausad, tegelikult selle kõige taga on Lavly Perling, nagu me Isamaa kommunikatsioonistele mida ma ei tahtnud öelda nagu apoliitiline sinna, sest see oleks jäänud mulje, nagu ma teen seda irooniliselt. Kapoliitiline, come on. Jah, kapoliitilise prokuratuuri süüdistuse. Issand jumal, kui keegi tahab teha suvariigile konkurendi, siis kapoliitiline. Väga palun võtke. Jah, ehk siis 330 tonni oli või? Oli, ma arvan küll jah, kohe. Nende enda arust ei olnud muidugi, nende enda arust oli kõik timm. Kõik on igalt poolt, mis ma lugenud olen, alati öeldakse, et Lavly Perlingu kättemaks. Räägime enne tegelikult sellest ka, et Isamaa sai ka Tartus tegelikult oma abilinnapeakandidaadid paika. See on ka väga tubli neist. Ja ma ei tea mitte midagi sellest. Kas praegu on nagu, kas Tõnis Lukas ja Chris Kärner võitlevad kuskil kuradi RP 66 ja Tõnis Lukas ütles, et te peate valima, kas mina või Kärner ja ma ei tea, kas see läheb hästi. Ja siis tuli välja, et Isamaa noortekogu oli Chris Kärneri mis ta see nimi on? Esto protsent või? Midagi siukest. Isto protsent vist. Esto, jah. Et ta oli kutsunud neid sotsiaalmeedia koolitustega. No ja, fair enough. Aga jah, et see Tõnis Lukase ja Chris Kärneri fight, see tundub minu meelest nagu hästi suure kaaluga, kui nad peaksid valesti valima. Mis ilmselgelt ma ei usu. Ma arvan, et ikkagi Lukas jääb peale. Aga kui see läheb teistpidi, siis see kuradi meme cult, mis sealt välja tuleb, on ikka... Aga see ei saa minna teistpidi ju. Jaa. Ei saa ju ikka. Tõenäoliselt nagu, ma ei tea, kuidas see minna saab. Isamaa ei ole loogiline. Isamaa on nagu tühi selles mõttes praeguseks. Ta on nagu tühi tähistaja, et kõik asjad, mis ta teeb, on nagu suur müstika sulle. Tead, kogu see Isamaa teema on veits nagu... Vaata, tead, sari Simpsonid on ju, tead ju, et Simpsonid ikka jooksevad, on ju. Neil on mingi 1,010,000 sooaeg juba ja seal toimuvad jätkuvalt mingid asjad. Veits kuulba ma mingit osa vaatasin seal Margie, see näitleja, ta on vanaks jäänud, ta hääle ei kanna enam välja. Ilmselt, see on päris raske ilmselt hääle pealtele. Aga Isamaal on ka veits see, et nende see lugu, kõik need mingid saagad, Pruunsillepärgid on nii kaua kestnud juba, et praegu tuuakse tagasi tegelikult neid vanu tegelasi, kes olid kunagi esimestes hooaegades, aga on kõigil ära unustanud. Vaata, kahtlustuse järgi on, et see kahtlus seisneb selles, et Parvel Pruunsild, see on arusaadav, ja Tõnis Palts on kaasanud erinevaid juriidilisi isikuid ja inimesi erakonnale Isamaa keelatud annetuste tegemisse. Tõnis Palts, no see on nimi, mida ei ole ammu tegelikult kuulnud väljaspool Facebooki kommentaari, kus ta aeg-ajalt on väga vihane. ma ei ole selles Facebookis. Väga tore. Ma
see võib käia taha, aga ta aeg-ajalt jauras ja oli vihane. Ma usun sind ja ma lihtsalt ma üritan vältida Facebooki scrollimist, sest ma vihkan ennast, kui ma seda teen. Väga naljakas. Aga ja tema mäletatavasti oli kunagi Res Publica inimesena, ta oli Tallinna linnapea tegelikult. Jaa. Hiljem tuli Riigikogus ja ta on ka ta oli MTÜ Isamaalased tegevjuht vist või midagi siukest või? Jah, oli või? On see, miks mille juht? Selle MTÜ Isamaalased, millele see kahtlustus esitatud on? Täitsa võimalik. Et seal on see, et ta oli Isamaa erakonna juhatuses. Ei, tema oli see, kes tegi isamaalistele vist ikkagi annetuse. Okay. Ma ei tea, kas ta ise oli juhatuses. No eks meile tehakse see asi selgeks. Jah. Sest mina küll mäletan Facebookist rääkides, Facebookis jooksid vahepeal MTÜ Isamaalased reklaamid jooksid Face'is vahepeal. Et ütleme nii, et reklaami ma sain sellele mittepoliitilisele erakonnaühendusele tõesti. Jah, see mõttes, et jah, Paltsil on mitmekesine minevik, näiteks üks asi, mis ei ole üldse kuidagi millegagi seotud võib-olla ärilise maine mõttes, ta on ärimees, eks ole, et aktsiaseltsi Tele2 Holding varem aktsiaseltsi Levik on 5 aktsianäri, nende seas Palts ja Toomas Peek võõrandasid oma aktsiad Rootsi ettevõttele Tele2 AB, need tehingud toimusid Hollandis ja Hollandi Antillidele registreeritud äriühingute kaudu. Maksutolimate hinnangul püüdsid Palts ja Peek nõndaviisi kõrvale hoida tulumaksu tagamisest. Ja esitas 2005 aasta märtsis nende vastu hagi, mille kohaselt pidi Palts tasuma üle 12 miljoni krooni tulumaksu. Palts kandis 2006 aasta märtsis nõutud summa Maksuametile üle, kuid esitas otsusele vaide. Amet kordas selle osaliselt, Palts kaebas Maksuameti kohtusse, ja mingi hetk Maksuamet kandis Paltsile raha tagasi. Ühesõnaga, et igasugused asju on olnud inimese minevikus ja nüüd tõesti, lihtsalt jällegi ChatGPT vägid, varase hooaja tegelane on nüüd tagasi. Jälle mingi raha case ja Parvel Pruunsild ja nii edasi. Ühesõnaga, juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütleb, et kaotuste järgi on kellelt annetuse tehtud umbes 330 kilo. Kilo tähendab 1000 eurot. Aga see mitte, et nad on raha andnud, vaid nad on selles summas saanud teenuseid ja midagi veel, et hüvesid. Et nad ei ütle, et see on lihtsalt võtke, siin on raha ja ärge seda sisse kandke, vaid nad ütlevad, et te olete selles mahus saanud. Ja ta selgitas, et kriminaalisas kontrollitakse praegu 2 eraldi seisvat sündmustikku 2020. aasta novembrist kuni 2024. aasta aprillini, kus kahtlustatud kohaselt on Isamaa erakonna toetamiseks tehtud erinevaid kulutusi osustatud ning ühesõnaga, seal oli see aeg, kui parempoolsete ja isamaalaste vahel oli tüli, parempoolsed nagu Siim Kiisler näiteks arvasid, et Isamaa võiks olla siuke parempoolne erakond, nagu majandusest rääkida ja nii. Nagu nad pikalt ju tegid Res Publica ja eriti on ju. Ja siis olid teisel pool olid Isamaalik, kes leidsid, et Isamaa on ikkagi siuke konservatiivsem erakond. Tugev siseheitusaeg ja tõenäoliselt ongi siis see kahtlustus seotud selle MTÜ Isamaalased toetamisega, siis võib-olla lubamatutel viisidel. Ja süüdistuse järgi on siis 2 eraldi nagu jada, ühes liikus 220 killi ja teises 110 killi. Ja Perni sõnul oli kahtluste järgi Isamaal väidetavat võimalus saada hüvesid nii, et neid rahastati väljastpoolt Isamaa eelarvet ja see Isamaale esitatud kahtlustus puudutas 110 000 euro suurust teenuste kulu, mille kättis MTÜ Isamaalised. Ja väidetavalt andsid raha siis Parvel Pruunsild, Kaspar Kokk ja Mart Maastik ja ühingu tegevust koordineeris Tõnis Palts. Jah, siis siin oli õigus sul. Ja siis Andres Metsoja tegi ka midagi, kes oli peasekretär. Ilmselt vaatas, kust raha tuleb ja kuhu läheb. Aga Pern vist ütles, et jaanuaris umbes tuleb, kui tuleb süüdistus, siis tuleb vist jaanuaris. Et me veel ju tegelikult ei tea, kas üldse süüdistuski tuleb, aga ega kui sa niimoodi, kui see on nagu nii suur asi, et sa ei saa nagu... Saad ikka. See protsess käib niimoodi, et kõigepealt sul on kahtlustus, esitad kahtlustuse, siis kuulad kõik tunnistajad üle, kõik saavad ehitada oma asja. Kahtlustus esitakse põhimõtteliselt siis, kui asi on prokuratuuri käes liikunud, siis kapast, uurimisasutusest. Ja siis pannakse see asi kokku, antakse materjalid tutvumiseks kaitsjatele, kes teevad siis omapoolseid taotlusi.
kõige tõenäolisemalt asi lõpetada, sellepärast, et siis proks vaatab need omakorda üle ja siis vaatab, kas on alust süüdistust teha või mitte. Okay. Ja siis teeb süüdistuse, kui on vaja. Et siis süüdistus on see, et saata asi kohtusse. Et ma arvame, et ta on teinud seda. Ja siis sealt edasi on see, et juhul, kui asjasse puutub näiteks mõni Riigikogu liige, näiteks kui peaks selguma, et süüdistus saab keegi, kes on Riigikogu liige, me ei tea, kas saab, siis on eraldi protsess, see on saadiku puutumatuse äravõtmine. See on üks mõnus mahlane asi. See on nii lõbus, seda juhtub nii vähe. Ja viimati juhtus Kalle Laaneti asjus. See oli... Räägi. Ja see oli selles mõttes hästi huvitav, et see langes vaata sinna aega, kus Andres Parmas ei olnud enam riigi peaprokurör, mis oli talle kahtlemata nagu natuke korrup koht, sest et tema tüli Laanetiga ju oli samal ajal. Ja tegelikult selleks nagu vahepealsel ajal see käib niimoodi, et peaprokurör peab tegema õiguskantslerile taotluse, et vaata, et me tahaksime süüdistust esitada ja nii edasi ja sellel põhjusel meie hinnangul on vaja saadiku puutumatust ära võtta. Siis õiguskantsler vaatab nendele materjalidele peale ja läheb Riigikogu ette. Ütleb, et süüdistus esitamiseks võtke konkreetselt selleks, et seda asja saaks siis menetleda. Palun võtke ära. Ja siis Riigikogu hääletab. Ja siis kas võetakse ära või võeta ära ja siis saab asjaga edasi minna. Jah. See on siuke põnev protsess ja tegelikult väga hea, et siuke protsess on. Aga ühesõnaga, jah, see on tuleviku muusika, praegu on ainult kahtlustus ja tõesti, keegi süüdi ei ole. Me polegi sellest rääkinud, et Laanet on praegu kohtus ju ja väidab, et ta ütles eelnevates intervjuudes aastaid tagasi poega ainult sellepärast, et asju mitte peres kodus raskeks teha. Et tegelikult ta on alati arvanud, et see on abikaasa laps eelmisest abielust. see oli minu jaoks kõige ootamatum, kui ma kirjutasin, suhtlesin Laanetiga ka ja lugesin palju neid vanu lugusid ka. Minu jaoks oli kuidagi, see üllatas mind hästi tugevalt. See, et ta tõmbas selle poja asja nagu see on kõige lihtsam kaitse vist, ma arvan ka. Ilmselt, aga kas on siis vaja või? Kokku lepitud äkki ikkagi. Jah. Aga jah. Ütlesid kasupoeg. Mõte on ju sama, et see jätab kuidagi nagu, ma ei tahaks see poeg olla praegu. Aga ja, ma ei ole kohtus käinud ise kohal, peaks. Sa oled puhkusel. Ja, aga see tähendabki seda, et kodanikud kõik võivad käia kohtus. Kohtupidamine on avalik. See on tõsi, jah. Ja, aega on, nagu öeldakse. Nii. Need puidust käekellad on, et aega on ju. Jah. Alati arvasin, et mingi Kreeka firma aega ei on või midagi sükest. Ma ei tea, mida see tähendaks, aga see võttes aega on Eesti firma. Aga ja, Isamaa reageeris valulikult. Ütles, et nemad ei ole midagi sellist teinud. Valulikult on vähe. Andres Metsoja, peasekretär, ütles, et pressikonverentsil, et Isamaa ei ole kuidagi nurga tagant tellimusi esitanud ega tellimusi saanud. Ja ta ütles, meie rahaasjad ja majapidamine on korras. See on väga Isamaa asi, mida öelda, väga respublikasi. Maja on korras. Jah, plats puhtaks. Ordung on meil on. House in order. Jah. Jah. Ja siin oli see intervjuu Pruunsillaga ju. Intervjuu Pruunsillaga on kuskil küll, mida ma lugesin ERR-is. Ja Indrek Kiisler tegi. Kiisleri oma vist oli, jah. Väga tore intervjuu oli. Ja see oli hästi hea intervjuu, see on siuke Indrek Kiisler 24. novembril tegi ERR-is intervjuu Parvel Pruunsilt : algab etendus number 2, kättemaksu teine osa. Yeah. See on ta ütles vist, et esimene see Tartu maja oli ka Lavly Perlingu tehtud asi ja mingid siukest tõesti hull. see intervjuu on hea äge, see on natuke on siin tunda see, et ütleme, et aastaga tagasi see oleks olnud Madis Indre intervjuu ja selge on see, et see tühimik on seal, aga Indrek Kiisler on väga hea intervjueerija ka ja see on mingi siuke sümbiootiline stiil, siuke huvitav lugemine. Ja peamiselt siin on hästi pikad sellised küsimused ja ta empatiseerib hästi palju Pruunsillaga. Kiisler teebki seda väga hästi, et ta lihtsalt paneb sama mütsi pähe ja siis inimene tunneb ennast vabalt ja ütleb vahel kohutavaid asju. Ja Pruunsild ütleb, et kõik on pärit sellest ERMi kohtuasjast, on ju, see, kus siis
ja ta ütleb, et lihtsalt tema see kodu või kontor või arvuti või mis iganes puistati laiali lihtsalt selleks, et leida mingeid muid asju. Et see tema väide on seal vist Intekas suht see, et see ERMi asi eksisteeris ainult põhjusena, et arvutisse ligi pääseda. Et saada neid isamaaliste materjale. Ta ütlebki, et seal oli kurikuulus kaust number 4, mis sisaldas siis selle MTÜ isamaalase materjale. Ja siis tsiteerin puhul seda, mille kohta minu advokaat ütles, et see on täiesti asjasse puutumatu, aga me saime ise väga hästi aru, et see ongi päris asi. Kogu see ERMi maja teema oli tegelikult kattevari jälitustegevuseks, minu asjade kättesaamiseks ja info kogumiseks. Neil ei olegi olnud vaja minuga vestelda, sest neil on kogu informatsioon kogu aeg olemas olnud. Okay. Indrek küsib, et kas Põnsid on kokku arvatanud mitme 1000 euroga te seda mittetulundusühingut toetasite ja siis Põnsid siit hakkab peale, mingi teine küsimus, ta ütleb, ei ole. Küll aga on seda ilmselgelt teinud Lavly Perling. Kui nad tegid parempoolsete nimel kaebus, et ise asja tuleb uurida, oli ta loomulikult need summad välja arvutanud. Mina ei ole, aga need andmed on ju Kapol ja prokuratuuril aastaid olemas olnud. Need on ju kõik ülekanded, mis on lihtsasti kontrollitavad. Lavly Perling. Tal ütleb nii palju seal Lavly Perling, et see on nagu see on natuke nagu too much. Ja Indrek Kiisler küsib, kas erakonna liikmed teadsid erakonna siseselt, kui suurtest summadest jutt käib, millisest allikast Lavly Perling selle informatsiooni sai? Põnsid ütleb, kindlasti mitte, aga Lavly Perling saab oma informatsiooni mujalt, sest tema on ilmselt üks Eesti kõige informeeritumaid inimesi. Tema teadis, nii nagu ta teadis Johanna-Maria Lehtme tegevusest enne selle skandaali tekkimist. Perling on andnud Kapole korraldusi, kuidas tuleb toimetada ja mida tuleb teha. Ta kohtub kõrgete kaitsepolitsei ametnikega, kuigi ta ei ole ammu enam peaprokurör. Ta vestas Lõuna Kapo juhi Jaanus Kanniga minu kohtuasjast ehk ERMi maja asjast, mida Kann ka kohtus tunnistas. Nii et Kann on ta tegelikult. Nii et ma arvan, et Lavly Perling on selles küsimuses väga informeeritud inimene. Kus te teate, et ta on kohtunud Kapo ametnikega? Mul on informatsioon, et jaanuaris 2022 kohtus ta kõrgete Kapo ametnikega. Siis oli Isamaa sisetuli just kuumaks minemas. Ta oli sisevälimised kaotanud, aga nad tegid seal juba uusi trikke. Siis Indrek Kiisler, see on väga... Tal on andmeid. Ja see on, ma ütleksin, kirjeldaksin seda Madis Hindralikult. Indrek Kiisler küsib süütult niimoodi, te ei ole kaalunud Lavly Perlingut kohtusse anda, et te olete ju varem selliseid samme teiste inimeste suhtes astunud. Ja siis Põnsilt teatab, mul ei ole ühtegi fakti, mul on ainult kaudsed tõendid. Ühesõnaga, kõiges on süüdi Lavly Perling. Just. Süüdi kehvas majandustulemuses, süüdi ilmselgelt Isamaa rahaskeemides, süüdi, mina kuulsin ükskord läks punase tulega üle tee ja ma arvan, et vahel Riigikogus, ta ei käi Riigikogust, never mind, ma tahtsin öelda, vahel Riigikogus ei ütle tere ka Sestrile või midagi, aga siis mul läks meelest, et ta ei ole Riigikogus. Jaa, et siin on paar asja, näiteks see, et seal Põnsild ütleb saladuslikult, et ta on kohtunud Kapo ametnikega ja nii edasi. Lavly Perlingu abigaasa Martin Perling töötas Kapos 97. aastast, läks tänavu aprillis erru, oli seal ka peadirektor asetäitja, et nagu sa lähed oma abikaasa tööpeole või lõunale temaga, jah, et see on juba nagu selle väite nagu sisu. Ei no jaa, aga see, et tal on informatsiooni, et Lavly Perlingul on informatsiooni, on ju ka nagu see, et nagu me siin 5D maleme, aga ma olen sust sammees. Ehk siis lõppkokkuvõttes see on nagu veider, see minu arust ta nagu mustab liiga palju, et see tunduks usutav ka, vaata. Ja tead, see kokkuvõte mul muljena. Ja tead, siin on sellel lool on kuuem pööre ka, kas me räägime sellest meedia poolest? Mina ei tea midagi sellest, nii et räägi mulle, jah. See oli siis, et Lavly Perling saatis tegelikult selle kirja pressilisti lõpuks, et sealt see tuli, aga kõige selle peale tuleb välja, et Perling sai Postimees grupist mõned ajakirjanduslikud küsimused, mille edastas siis Kalev Korv, BNS-i uudisteagentuuri peatoimetaja, BNS kaldkirjast Postimees, nagu ta ütleb. Küsimused on, Kalevi küsimused on, tere,
Viimastel päevadel on mitmete poliitikute, arvamusliidrite ja tippadvokaatide, aga ka loomulikult ühe suure ärimehe poolt tulnud kriitikat teie suunal. Peamiselt väidetakse, et omal ajal peaprokurörina muutsite selle asutuse poliitiliseks tööriistaks ning vastav mõjuvõim on teil säilinud tänaseni. Ossa raisk! Esile on toodud, et 2019 aastal, kui te vajasite poliitikute toetust enda jätkamiseks peaprokurörina, võimaldas prokuratuur niinimetatud Savisaare süüasjas Hillar Tederil oportuniteediga süüdimõistmisest pääseda, Keskerakonnal liikuda ka kokkuleppe menetlusse, mis tipnes mitmete hinnangul leebe karistusega. Esiteks, kas te jagasite Taavi Pernile suuniseid, milliseid menetlusotsuseid peaks süüdistaja antud süüasjas tegema? Teiseks, miks ei liigutud antud süüasjas kõigi süüalustega üldmenetluses kohtuprotsessi lõpuni? Kolmandaks, kuidas kommenteerite väiteid, et soovisite riigi peaprokurörina olla aktiivselt seotud erinevate süümenetlustega, jagades kaasustega tegelevatele prokuröridele muuhulgas suuniseid menetlusotsuste langetamiseks? Ta räägib praegu mingi 6 aastat vanast asjast, on ju, kus ta lihtsalt nagu kaevab, et leida mingit... Kuidas kommenteerite väited, et soovisite riigi peaprokurörina olla aktiivselt seotud erinevate süümenetlustega, jagades kaasustega tegelevatele prokuröridele muuhulgas suuniseid menetlusotsuste langetamiseks? Ja sealt sa saad pealkirja, ei, ma ei ole seda teinud, aga siis jääb mulje, nagu sa oleksid seda teinud. See on ju kaevad, et otsida mingit väited. Ja otsid mingit soppa nagu lihtsalt. Ain Vaida, miks sa... Ain Vaida, kuidas kommenteerite väiteid, et te olete varastanud Prismast 314 tahvli šokolaadi? Vaata, see ongi see, et sa ei saa nagu anda, see on täpselt see ja meie keskharidusega infojuht annab teada, et see juhtub täpselt seesama, et kohe, kui sa midagi vastad, siis sa oled selles raamis. Neljandaks, kas te olete prokuratuurist lahkumise järel andnud justiitsalaseid suuniseid Taavi Pernile ja millised on teie suhted Perniga praegu? On väidetud, et Parvel Pruunsilla suhtes käivitatud kriminaalasi oli teie poolt initsieeritud kättemaksuks selle eest, et Pruunsild üritas aktiivselt teid Isamaa juhtimise juurest kõrvale tõrjuda. Esiteks, kas te olete Parvel Pruunsilla ja või Isamaa kohta teinud kuriteoteateid või muid märkuseid õiguskaitseorganitele? Teiseks, kas te olete menetlusosalisena olnud kaasatud Pruunsillaga seotud süüteomenetlustesse ja kui jah, siis millisel moel? Kolmandaks, kas te olete enne või pärast Isamaa suukogu, kus teil tuli erakonna juhi valimistel Seederile alla vanduda, kohtunud kõrgete kaitsepolitseiametnikega, kui jah, siis millistel põhjustel? Teile on ette heidetud, et olles veel juhtiva riigiprokuröri ametikohal, astusite poliitikasse ehk parempoolsete toetaja liikmeks. Seda taunis toon aga prokuratuuri eetikakomitee. Hitpiece. See lihtsalt, ma räägin, see viimane küsimus on väga relevant. See on aus küsimus, mida küsida. Aga see on nagu siin lihtsalt kõige kohta. Hitpiece. Kas te ei näinud toona selles olukorras vastuolu? Ja siis ta ütleb, kuna teema on aktuaalne, siis soovime seda kajastada juba täna, mis tõttu palume vastamisel sellega võimaluse korral arvestada. See on saadetud kell 9.09.26. Kas Perling lihtsalt pani nagu kogu Eesti meediale vastuse või? Aga mis ta vastas? Ta vastas kogu pressilistile ja tuu on Priit Hõbemägi ja Kalev Korv. Priit Hõbemägi on Postimehe peatoimetaja. Jah. Schrödingeri linnapea mõnda aega. Lugupeetud Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi. Esiteks, sain teie ajakirjanikud... võib-olla lõpetame täna varem, sest... Lugupeetud Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi. Sain teie ajakirjanikud teile hulga küsimusi, mis ei ole küsimused ajakirjanikus tähenduses. Mul on kahju, et teie juhtimise ajal on Eesti vanimast ja olulisimast ajalehest saanud parteiline propaganda väljaanne. Teie juhtimisel on Postimees eemaldamas oma ajakirjanikust missioonist ning... Teate, meil käib üks ehitus taustal, aga ega see ära ei lõppe. Ma nägin, kui palju seal neid puid on ukse taga, et me paneme lihtsalt puuriga lõpuni ja... Jaa, paneme puuriga lõpuni. Ja on nagu on, sest seal, põrandat on vaja panna. Just. Teie juhtimisel on Postimees eemaldamas oma ajakirjanikust missioonist ning muutuvas propaganda tööriistaks. See tuli lähemale. Oota. Lähed küsid lihtsalt, jah? Meid vaigistatakse, lõpetame ära siis oma podcasti. Paneme edasi ja... Loe see kiri ära, see on ikkagi hea kiri. Ja... Puurimise kõrvale. Jah, paneme puurimise peale. Me väga vabandame. Ega töö käib. Töö käib. Ja samamoodi nagu Postimees puuris, siis... Meid puuritakse. Lavly Perling esitas siis Priit Hõbemäele 4 küsimust vastu. Esiteks, millal te viimati Parvel Pruunsillaga rääkisite? Teiseks, kelle soovitusel võtsid tööle Isamaa poliitiku Lea Danielsoni järgi? Kolmandaks, kas peate eetiliseks, et Postimees käitub erakonna Isamaa häälekandjana? Ja neljandaks, kas olete pärast Ekspress meediast lahkumist kohtunud mõne Ekspress meedia töötajaga? Kui nii, siis mis asjus? Et see viimane küsimus on see point, et nagu sa suhtled inimestega, keda sa tead ja ka oma abikaasa ja kolleegidega, onju.
ja siis ta ütles, et põhimõtteliselt siis seda, et menetluses teevad otsuseid, menetlusi juhtivad prokurörid ja nii edasi. Edasi ta läks natuke nagu võib-olla, et ta liiga nagu natuke liiga ära, liiga Lavly Perlinguks, et ta ütles, et on võimatu vastata Goebbelslikus stiilis esitatud väidetele ja nii edasi. Eks ta on poliitik, ta võib Goebbels öelda nüüd küll ja veel, ma arvan. Jah, see on tõsi. Aga ühesõnaga, see on siuke, ütleme nii, et kurb lugu nagu natuke. Sellele vastas omakorda Priit Hõbemägi kirjutas. Kas ta kaevas seda auku juurde või? Jaa. Mõtlesid, et siin paistab, et kurat vett veel ei ole, põhjavesi pole vastu tulnud, ma kaevan veel. Postimees lükkab Lavly Perlingu etteheited tagasi. Autor on Postimees. Ja ilmselgelt BNS-i Kalev Korb autorina oleks läinud BNS-i alt anonüümsena ülesse ju. Või siis Postimehes. BNS teeb neid siukseid lugusid küll, kus sa vaatad, et see on väga isamaalik lugu ja autor on BNS. Ja see lugu, kui Postimees küsis endise prokuröri käest kommentaari tema vastu avalikkuses kõlanud, peamiselt suurheimes Parvel Brunsilt tulnud süüdistusele, asus Perling Postimehele etteheiteid tegema. Perling püüab, ma kanaldan. Perling püüab Postimehele ette kirjutada, ei ole see Hõbemägi hääl. Perling püüab Postimehele ette kirjutada, kuidas ja mida tohib meediaväljaanne oma tööd tehes kellelgi küsida, kommenteeris Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi kirja, mille Perling saatis enamikule meediaväljaannetele. Tuletab meelde, et Eestis on sõnavabadus ja ajakirjandus on üks selle kandja. Me tegutseme täies vastavuses Eesti ajakirjanduseetika koodeksiga, mida valvavad Eesti Meedialiit ja Pressinõukogu. Ok. See mõttes, et Lavly Perlingul veab selles mõttes, et erinevad näiteks mõni kuu tagasi oli teemaks Vootele päi, eks ju, ja siis näiteks Postimees ilmas ikka lood sellest, et põhimõtteliselt nende lugude sisu oli see, et tegu on inimesena, kellel on eraelu ja seksuaalelu. Ja Lavly Perlingul on tal on abikaasa, et see mõttes, et võib-olla sellest ta pääseb, et seda siis vastavuses ajakirjanduseetika koodeksiga. Ja siis Hõbemägi ütleb, tunnistan ausalt, et ma ei ole elus ühtegi korda Parvel Brunsilega kohtunud, pole temaga kunagi rääkinud ja isiklikult ega telefoni teel ega üldse suhelnud mingil muul viisil. Vastab ära küsimused. Jah, Lea Tallinson järgi tema tööle ei võtnud, see on loogiline ka, see oli kõvasti enne seda, kui ta Postimehe pedamäte oli. Ja ütleb, et Postimees ei ole kellegi häälekandja, vaid on selge rahvusliku hoiakuga väljaanne, mille lipukirja on seista Eesti rahvuse keele kultuuri säilimise eest läbi aegade. See on ilus lause tegelikult, nagu PR-i mõttes. Ja ta ütleb, et tegelikult neil ongi kohustus küsida kommentaari, sest et Eesti eetikakoodeks kohustab väljaandeid komplekti sõduva materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Ja ta ütleb, et Postimees ise ei ole esitanud ühtegi süüdistust, et Riigiprokuratuuril asub poliitilise kallutatuse kahtlus või et Lavly Perling on seotud Parvel Brunsile ja Isamaa vastu suunatud süüasjade algatamisega. Neid süüdistusi on esitanud teised. Parvel Brunsilt? Jah, just. Ja edasi ta läheb ka sinna samasse, kus oli Perlingul oli Goebbels seal, tema läheb patroniseerivaks ja ütleb, parempoolsed on algaerakond ning nende rabedus ajakirjandusega suhtlemisel on mõistetav ja andestatav. Paraku tundub, et parempoolsed on ise valinud väga konfliktse tee enda joonistamiseks Eesti poliitilise kaardile. Sellega käib paratamatult kaasas ajakirjanduse teravdatud huvi erakonna, selle juhi ja liikmete tegevuse tulevikuplaanide ning varasema tegevuse vastu. Väga meeldiv catfight. Jaa. Väga meeldiv catfight. Tore, et see kõik on avalik. Nagu see, et ta need küsimused lihtsalt kõigile edasi saatis, ta oli mingi vaadake, kuidas teie kolleegid tööd teevad. Super. Kole lugu. Nagu need küsimused minu meelest on nagu veitsa kole lugu ja vaata öelda, et meil on õigus küsida, tal oli õigus ka nii vastata iseenesest, et mina ei tea, on ju, et pole nagu nii hull, on ju. Aga ma saan aru, et asi on nii uus, et küll ta veel kruvib kuskile ilmselt. Ja mul on tegelikult viimane, meil on täna Isamaa eri. Me oleme rahvuslikult, me hoolime Eestist. Ja ma tahaksin rääkida Õhtulehes Ekvard Joakiti loost. Nii, ma ei tea, mis ta tegi. Selle peagi on tõeline netisõdalane. Riina Solmani mees rivaalile, naera sa väike päike, aga kui peaksid mulle kunagi ette jääma. Ta tegi Riina Solmani Facebookist lihtsalt või?
ei, ta tegi Riina Solmani abikaasast Peeter Solmanist. Ehk siis sellel ajal, see ongi nagu huvitav, et vaata, et Riina Solman sellel ajal pani kokku Tallinna Võimuliitu ja Peeter Solman oli vihane Facebookis. Okei. Et põhimõtteliselt Ekvard ütleb, et nimelt armastab Peeter Solman 55 õhtutundil sotsiaalmeedias parempoolseid sõimata. Kohe eriti krõbedate sõnadega, kirjavahemärkidega liialdamata. Näiteks esmaspäeva õhtul õiendas Peeter Solman Saue abilinnapea Andres Kaarmanni Facebooki seinal. Nii tore! Ja siin on väga sässi toimetamärkus. Kirjapilt muudetud, lisatud puuduvad kirjavahemärgid ning eemaldatud üleliigsed. Nii tore skandaal! Kaarman, sa peaks väga hästi teadma, mis jama te Isamaas olles kokku keerasite. Tellisite Isamaa rahade eest Isamaa vastasid artikleid jõne. Sinult kuulda mingit virinat on pehmet öeldes veider. Kui eelnev jääb veel enam-vähem normaalse poliitkisma piiridesse, siis järgnevate lausetega keeras Solman juba vinti jõuliselt peale, märgib Ekvard. Üks parempoolne Siim Kiisler ütles, et jube jama, Eesti majandusel hästi. Kuulasin tookord ja mõtlesin, et kuulen valesti. Aga ei, Kiisleril oli mure oma koha pärast. Teine parempoolne aktivist, Luberg, andis mulle teada, et minu naine magab. Idioot, kust teid selliseid võeti? Kons on homo. Berling teeb uurimistega oma tööd, et nii ongi parempoolsete eesmärk kõrvaldada konkurendid. Kaarman, vale inimese otsa sattusid, ära rohkem nii tee. See on lihtsalt nagu kõik need Facebooki kommentaarid ju. Kui Kaarman lisas Solmani postitusele naerunäo, lendas aga gaas juba korralikult pealt, sest Solman pidas vajalikust kirjutada uus kommentaar. Mida sa irvitad? Naera, sa väike päike. Aga kui sa peaks mulle kunagi ette jääma, siis naera veel Kaarman, väike pärdik, kes ise pole suutnud elus midagi saavutada peale seda, kui Riina teda soovitas. Häbi on, küsimärk. Väga naljakas. Väga naljakas. Ja seal oligi lihtsalt siis see, et Kaarman jagas seda sama intervjuud, vaata, seda sama intervjuud, millest me rääkisime sotsiaalmeedias. Ja põhimõtteliselt ütles, et see on nagu, vandenõuteooria ja nii. Aga lihtsalt see, et nagu su downfall on, siin ei ole mingit downfalli, see on lihtsalt nagu kurioosum. Aga lihtsalt, et sa oled terve õhtu veedad seal Mihhail Kõlvartiga ühes toas istudes ja nagu mingid teid joonistades ja siis mees lihtsalt möllab Facebookis kodus ja sa oled mingi, ma sellega tegelema. ja seal ongi see, et see mingi, seal on väga mingi kummalised asjad, vaata, et mul käes siis parempoolsete ridades kandideerinud endine Postimehe peatoimetaja Marti Aavik küsis seal samas umbes sotsiaalmeedias, kas Solmanil jupsib sotsiaalmeedia alkolukk ja siis härra Solman teatas, et Luberg on selline mees, kes ründas mu naist teemaga, et ta on jõudnud nii kaugele tänu sellega, et ta on seedriga maganud. Indrek Luberg, sa oled täielik jobu ja selliste tegelastega nagu sina ei lähe Isamaa iialgi koalitsiooni. See on... jah. Good lord, see on messi. See on nii messi. Ja muide näiteks Ekvard märgib, et näiteks Saue vallas tegi Isamaa koalitsiooni, kuhu kuuluvad ka parempoolsed ja Saue valla esiparempoolne on sealhulgas just Kaarman. See on kurioosum ja Riina Solman kirjeldas abikaasa poliithuvi tänavusel emadepäeva konverentsil ja ütles, siis ta paneb selle interneti käima, jälgib, mis ma teen, saadab sõnumi, et kuule, küsi seda ka. Teda ennast paelub ka see poliitika. Minul on see kutsumus ja tema pakub mulle selle selja taguse. See on hästi oluline, sest poliitikas on pinget väga palju. Veskimetsa ratsakeskust juhatab Peeter Solman, kandideeris tänavu sügisel kohalikel valimistel Tallinnas Habestis. Ta sai 57 häält ning ei osutunud valituks. Tema abikaasa Riina Solman juhib Isamaa poolelt parajasti Tallinna võimuläbirääkimisi. Armsad kuulajad, palun tellige Õhtulehte ja lugege Ekvardi lugu. Ma kahjuks lugesin enam-vähem kogu loo praegu ette, aga minge lugege mõnda muud. See lihtsalt väärib teie klikke. See, et ta ütleb, et see on lihtsalt pingete langetamiseks, on see, mis ta teeb seal. See on nii äge ka. See on tore, kui toetatakse niimoodi teineteist. Ja kallid kuulajad, kui teile pakub huvi kõik on, mis on Eesti poliitajalos juhtunud, siis patreon.com/suvariik. Kohe tuleb välja üks minu lugu 90ndate alguse rublatehingust, siis tuleb välja järgmine lugu sellest, kuidas Märt Belkin räägib mulle Tivekist. Vaadake, mis seal toimub. Jõuludeks väga hea kingitus endale või sõbrale. Ja suur aitäh, et ära kuulasid. Ja istu maha tagasi. Ma olen ju siin. Meil üks kaamera suri ära. Suur aitäh, et ära kuulasite ja järgmise korrani ja annvaida.ee saab pileteid ja karakterpaar ja SOS. SOS, tšau! Tšau!